täna on väga huvitav hetk vikatimeistri ja minu vikati ajaloos, kus minu juurde jõudis tagasi üks circa aasta aega tagasi minu käest ostetud vikat. Ja seda on põnev vaadata, kuidas vikat on hakanud oma elu elama. Ja see lüsi on muutunud selliseks kollakamaks. Kui nüüd võrrelda nende uutega, siis see on tunduvalt kollakam. Ma alguses ei tundnud äragi, et kas see on tõesti minu tehtud vikati lüsi, aga õnneks on meistrimärk ilusti peal ja tundsin enda tehtud lõe ilusti ära. Aga miks see lüsi ja vikat siia minu juurde jõudis, on see, et tera vajas pinnimist. Tera võtsin küljest ära ja pinnisin ära. Ei pea võtma, kui tera ilusti kinni on. Aga siin ma tahangi näidata ühte olulist aspekti vikati tera kinnituse juures. Et kui kevadel võtta vikat kuskilt kuuri alt või aidast, garaažist uuesti kasutusse, siis võib olla see juhtunud, et puitdetailid on tõmmanud kokku, kuivanud talvel ja see kiil vajab uuesti natukene peale löömist. Selleks tuleb loomulikult ära kontrollida vikati suu. Kas vikati suu on ikkagi õige? Kanna ja nina vahe circa 5 sentimeetrit. Ja selle vikati pealt on selgelt näha, et kiil läks 2-3 millimeetrit sissepoole. Ja sai tera uuesti kõvasti ilusti kinnitatud. Kui sellega nüüd niitma minna niisket heina, siis see kiil paisub omakorda veel, tõmbab vett sisse ja paisub siia tihedalt kinni. Ja see vikat on taas kord ülikõvasti kinni siin küljes ja ei hakka kusagile loksuma. Väga palju räägitakse sellest, et ma kuulen siin klientide poolt, et hoitakse vees. Jah, vesi tõmbab selle puidu sisse ja puit paisub ilusti kinni siia. Aga vees hoidmine on viimane abinõu. Viimane abinõu. Siis, kui seda kiilu enam kinni lüüa ei kannata ja sul tõesti on vaja niitma minna, siis võid ta vette panna, et saad oma niitmise ehk ära tehtud. Aga see, et statsionaarselt teda vikatit kogu aeg vannis hoida, suvi läbi, järgmine suvi ja niimoodi, siis ei ole ilmselt väga kaua vaja sul oodata, kus see vikati löe ots on ära pehkinud ja loksuma hakkab ta siin varem või hiljem ikka. Nii et tegelikult kevadel kõigepealt kontrolli vikati suu, kiil uuesti kinni. Kui kiilu ei anna kinni lüüa, siis uus kiil. Kui uut kiilu ei saa teha, alles siis proovi korra kasta vette, et saad niitmise ära teha, siis ikkagi tuleb teha sul uus kiil. Head niitmist!